No nii, aeg on sealmaal, kus sügispimedad on käes ja siis paneme Passatile Osrami korralikud pirnid ja kaugtulepirnid ja homme näitan juba, mis ma veel panen, aga vahetame ära ja pollid on ka vaja nii kollaseks on tõmbunud. Noh, selline see vaakgrupp siis on, et siit pirni vahetada, siis ma peaks tegelikult selle poldi vist lahti laskma, et see õhukopsik eest ära võtta. Aga ma jälle üritan ikka ilma, aga mul tundub, et see on siin päris kitsas, et pirni vahetamiseks on vaja tööriistu, küll on ikka totter süsteem. Tegelikult oli siit isegi päris lihtne teha, no see tuli eest ära võtta, aga mahtus ka ilma, ei ole võtit vaja, saab, kitsas, aga saab, aga pigem oli seal kaugtulega natuke rohkem mässamist, sest seal olid need nagad olid siin üleval pool, aga mis see on? See tundub palju teistsugusem olevat. Pärast avariid, kui kitse sain, siis sai uus tuli siia ostetud ja see tuli on siis see udutule versioon. Kaugtule pirn on H4, aga mul on H1, see on H1, nii et üks pirn siis jääb vahetamata. Tottut mind, sest Osrami pirnid maksavad päris hästi, sest H7 olid 36 euri ja need olid ka vist mingi 30 euri kanti, seega päris palju. Aga noh, siis need, kuna need kestavad suht vähe, siis saab siinpool topelt vahetada. Lähitore pirnid on sellised nii ja naa, aga kaug tuli küll särab ilusti. Aga noh, siin on vaja ikka ära pollida, need on nii sitas. Kas klaas ei ole? Kas on plastik või klaas? Pigem tundub plastik olevat. Pühapäeva hommik kell on 1 juba. Et kui muidu seda pilli olete näinud enamasti, ma olen kogu aeg seda tuuninud ja paremaks teinud, siis seekord on hoopis unpimp ja unpimpime siis selle kaugtule siis ära, et see kui ma alguses ehitasin, siis oligi, et ma kuskil nii-öelda metsa vahel ja niimoodi läheb nagu vaja ikka häid tulesid ja asju, aga see pill ei saa enam mitte kunagi ülevaatust, et see on ikkagi ainult raja peale ja raja peal mul on ikkagi viisakas drifti ja väga kaugtulega ei drifti ja kui olen õhtuti driftinud, siis kogu aeg paned nagu peale, võtad maha, et mul ongi tegelikult ainult neid külje peale tulesid vaja, et siis ma võtan selle ära. See on päris kvaliteetne kaugtuli oli, et ei ole päris nagu hiinakas võrreldes nendega, mis on nagu kollaseks läinud, et siis paneme Passatile, et siis ma saan ka endale normaalsed kaugtuled, sest noh, praegu need Passati tuled on nagu ta on, et pirnid said vahetatud, natuke on nüüd parem. Paneme LED-barri ka, nii et hakkame siis unpimpima kompakti. Täitsa lõpp, kus aeg lendab, igal juhul ma olen siin mässanud kaugtule olen saanud, siis LED-barri olen saanud selle numbrimärgi aluse külge. Siin on see kuradi tehva, ma ei oska seda tehvat eest ära võtta, et igal juhul see läheb sinna kinni ja praegu siis mässan juhtmetega, et pean selle kiirühenduse nagu lahti lõikama, juhtmed ühendama. Praegu siit vean juhtmeid, siis ma ei viitsi kuskilt siit läbi ajada, et ajan siit, kus on ka driftikatel asjadel tehtud tihendi vahelt ja siis pean siia. Ma ei tea, kas see on mingi vana immo või midagi, et see siia kuhugi siis augu puurima, et selline see töö on, aga ennem tuleb ära testida, kas üldse töötab. Ennem ei ole mõtet mingit asju puurida. See mässamine on, õues hakkab vaikselt jahedaks ka minema, nii et kähku tegema. No nii, vahepeal on tuppa lastud, kell on ma ei tea kui palju, igal juhul selline ta sai. Kehvasti sai, selles mõttes, et natuke isegi mulle tundub viltu olevat. Ma saan teda parendada, aga ma peangi leidma need õiged poldid, mis sinna nagu soonde sisse lähevad. Mul on vaja seda nagu natuke nagu kõrgemale tõsta, et liiga maha ka näitab, aga mul ei olnud praegu neid õigeid polte. Nii et ma pean õiged poldid sebima, siis ma saan tõieti panna. Vähemalt pargid asjad kõik nüüd töötavad. Et koos parkidega siis ka seal põleb, aga jah.
gramm on ikkagi viltu. Ma olin õues seal viltuse põranda peal ja siis nagu üritasin küll silmaga panna, aga ei pannud õieti. Oi. Tükk tööd on tehtud, vähemalt juhtmestik asjad on tehtud, nüüd lihtsalt need õiged poldid sebima ja siis on mul vaja seda LED-barri natukene kõrgemale tõsta, et ta nagu näitab liiga vastu, aga mul ei olnud neid õigeid polte ja need poldid, mis ma panin, olid nagu nii lühikesed või ma ei saanud nagu regullida, aga Passat võttis eelmine nädalavahetus aja kõik ära, tahtsin seda Opelit ka juba teha, aga siis teeme see nädalavahetus ja bensuais on sees, bensu lekib kuskilt, sellega ka tegelema, arvatavasti seal paagis lekib, aga proovime siis selle põhja kergelt nagu lihtsalt mingid augud kinni katta ja siis natukene seda bituumeni kraami sisse poole lasta, et võib-olla see on vale otsus, aga hetkel ei taha jah neid keretöid rohkem teha, et lihtsalt ära saada see kuradi registreerimine ja näha, et ikkagi see kogu raha, mis on investeeritud, tasus ennast ära. Sest kui ei saa ja lihtsalt seisev pill, siis on suht pointless. Aga natukenegi nii-öelda pikendada eluiga, et siis natukene laseme seda kraami peale ja natuke hõõrume ennem lahti seda rooste algset, et siin on näha, et siin on nagu vett sisse nagu vooland kuskil ja siis on selline mingi rooste alge või midagi on nagu siin mässab värskele põhjaplaadile või midagi, et siis teeme natukene paremaks. Väga raske on ühe käega filmida ja teise käega lasta, aga tegelikult ma arvan, et see bituumini alla peaks veel mingit rooste surma panema, aga kes siis veel ennem neid Opeli videosid ei ole vaadanud, siis nagu tahaks öelda, et see on nagu ajutine, aga kõik ajutised on püsivad, aga ma tean, et ma tahan selle auto kunagi värvida nagu korralikult ära ja see tähendab seda, et ennem tuleb ka kõik muud asjad ära teha. Et kui läheb nagu keretöödeks, siis läheb kogu pill jälle pulkadeks ja liivapritsi või soodapritsi, ütleme mingisse pritsi, siis plekimeistri juurde, et ta teeks kõik, taastaks kõik plekid ära, mis sealt liivapritsiga minema lastakse ja siis suure tõenäosusega proovib seda siis teha nii, nagu neid trihtikaid tehakse, et sinna pulbervärvikambrisse ja siis teeb nagu korralikuks värviks ja kõik asjad, aga see on kõik nii tulevikus. Et praegu ma tahaks selline 1-2 aastat lihtsalt sellega sõita ja ma arvan, et hetkel see 1-2 aastat peab ta vastu küll, niikuinii talvel ei sõida ja suvel sõidab ka suht vähe. Vaevalt daily see oleks mul, nii et hetkel on nii, nagu ta on. Ma lihtsalt ei taha rahaliselt praegu ka rohkem väga investeerida ja tahaks ta lihtsalt ära registreerida ja vähemalt 1 aasta ära sõita, siis vaatab uuesti edasi, mis teeb, aga porno on, ma tean ise ka. Selles mõttes, et ärge mind nagu lolliks pidage või midagi, selles mõttes, et ma saan aru, et ma teen pornot, aga terve mu elu on olnud selline, et sitast tuleb saia teha, nii et ma ei tea, kas ma saia teen, aga natukenegi. Mõni võib-olla paneks kohe lihtsalt selle mati peale, aga ma üritan natukenegi nagu midagi päästa. Aga ikka tead, palju siis projektil tehtud sai, mitte sõitagi. Praegu viskasin istmed siia tagasi sisse, et siin lihtsalt ruumi võtaks, aga peab siis sebima mingi ikkagi rooste, mingi surmalaadset asja ka, sest muidu kui ma selle bituumeni sinna peale tuiskan, siis see jääb sinna alla lihtsalt ikkagi mässama, et natukenegi siis killiks seda roostet või laseks tal seal elada ja siis sai sinna mootoriruumi piilutud seda lõdviku ja asjade teemat, et siis võtsin mõõtmed ja nüüd hakkan uurima, et kas siis kellegi lasta mingi custom teha või siis tegeleb kõikide muude asjadega ära ja siis hiljem lähen ala mingi tuuner studiosse või kuhugi ja seal vaatab, proovib mingi lõdvikute süsteemi sinna ehitada, aga ehk siis jälle mitte midagi väga nagu edasiviivat teha ei saadud, aga tead, projektide värk kiiret ei ole, aega on
november, detsember, jaanuar, veebruar, märts. No ütleme circa pool aastat, 6 kuud on aega teha, nii et tasapisi. No nii, üle tüki aja jälle garaaži all ja hetkel siis põhi sai eelmine kord traattarjaga ära tehtud, tolm ära võetud ja nüüd siis testime sellist asja. See on siis mingi rooste peale käiv mingi asi, et ta peaks hakkama reageerima ja siis ta peaks olema veel koos grundiga. Ehk siis ma ei tea, ma ei ole seda ainet kunagi kasutanud, aga ma lasen mõnedesse nagu probleemsematesse kohtadesse, et siin on nagu näha, et siin on nagu selline rooste alge, okei, need tõmbamisse tolmu tõmbada, aga ilusti kätte ei saa. Nüüd siis mõndadesse kohtadesse lasen nagu seda alla, ennem kui ma seda pigikatet peale lasen, et eks kes spetsialistid on, kirjutage, kuidas oleks olnud parem teha, eks siis järgmine kord teame, aga praegu teeme nii, siis see nii, hetkel see kere ja värk kõik on säästuprojekt, nagu ikka siin kanalil. Tükk aega hiljem ja see ikka roostevärk haises korralikult, aga et siin ta on, niimoodi kaugelt vaadates näeb täitsa ilus välja ja seal, kus oli paljas metall, sinna ma panin juurde, sest eelnevalt siin juba oli, kui keegi tahab targutada, siis ma sellepärast mõtlesingi, et panen nagu siia asemele, siia läheb niikuinii põhjavaip peale, et vast jääb siis nagu enam-vähem kestma mingi teatud aja, et selline ta on, nüüd ma pean need juhtmed siin ära sorteerima ja siis paneb põhjavaiba ja siis vaatame edasi, mis saab, mina ei tea, selles mõttes, kui ta otseselt nüüd roostetama ei jää või ei ole, mis vahet seal on, mis seal põhjavaibal on. Ilus ta ei ole, aga kui ta töötab, siis mulle käib. Tagasi UR Garages ja jätkame siis Opeliga. Et minu arust isegi see põhi seest jäi isegi täitsa mõnus ja viisakas ja ma arvan, et see on täitsa hea. Nüüd siis hakkame siis komplekteerima sisu, et siin on esiosa, tagaosa põhjamattidest, iste ja muud kraamid, et teeme siis selle salongi valmis ära, et kui keegi vaatab seda ja on autoelektrik, siis võib siis nii-öelda ennast pakkuda mulle, sest arvatavasti mul läheb vaja elektrikut, sest siin nagu selle elektri teemaga on nagu nii palju asju vaja ühendada ja mässata, et pigem võtaks siis juba mingi spetsialisti appi, kes teeks ilusti kõik vajalikud asjad ära, et kõik näidikud ja asjad töötaks. Aga see hiljem, hetkel teeme sisu ära ja siis vaatame, mis hakkab edasi tegema. Projektiautode puhul kõige keerulisem osa on just see lõpus siis see kokkupanemine ja eriti kui on mingi ilgelt vana projekt ja sul puudub nagu teadmine, mis jupid siin üldse on ja siis otsid ja paned ja mässad, et paras peavalu on selles mõttes selline nagu kellegi poolikut projekti või laiali ära võetud ja siis aastaid ei ole neid, et isegi palju juppe tegelikult on, et mul siin praegu ka erinevaid asju nagu igal pool vedeleb ja praegu siis panen siin seda sisu kokku, et see on nagu põhjamatt. Nüüd ma ei tea, see jääb õnneks kõik kisma alla, aga ma ei tea, kas see peab siin peal olema või see peab seal peal olema. Et puudub nagu teadmine, siin vaata, kas see üldse originaal on, vast on või on ise lõigatud, on ju, see jääb selle keskkonsooli või selle plastiku alla, turvavööd. Ja praegu sai siis see tagaiste sisse ära pandud. See tagaiste on nagu läbi, see on utiil. Aga hetkel ma jätan selle, kuna ma ei tea, võib-olla peaks siia taha hiljem turvakaare panema, et oleks nagu ägedam, sest ega keegi siia taha niikuinii istuma ei hakka. Või siis sebin kuskilt korraliku isme, sest seda ei ole mõtet taastada ka, sest siin nagu need asjad on kõik läbi. Aga praegu ma lihtsalt ei hakka siia istet sebima, läheb see ja paneme mingi kaltsu peale või midagi, et ära peita seal seda rottide tööd või mis iganes seal juhtunud on. Aga siin see, kuidas see siia kinnitub, on ka nagu mingi spetsmeetod ja siin nagu
on lahtine ja ta ei ole ilus, aga kuna istmed paneb niikuinii enam-vähem lõppu, siis vast ei jää väga hull, kui paneb ilusti kaltsu ka peale ja praegu ajutiselt jääb nii, aga muidu jah, kas siis turvakaar või siis uus tagaiste panna. Aga ma räägin, ma praegu ei taha, minimaalselt tahan ainult praegu hetkel siia kulutada, et saab arvel ära, liikuma ära, siis hakkab teda kunagi nii-öelda ajapikku parendama ja täiustama ja mässama, et hetkel lihtsalt võimalikult lihtsalt kokku ära ja eks ta selline elutöö projekt ole, et projektiga ikka lõppu ei paista, et siis hetkel paneme lihtsalt olemasolevatest asjadest kokku ja siis teab kunagi, mida on vaja osta ja mässata. Praegu on nii. Jumal küll, ei teagi kaua aega mööda on läinud, aga igal juhul selline ta praegu siis on. Kindlasti on mul siin veel palju teha, mina ei tea. Esialgu praegu tundub, üks turvavöö ei tööta, on vaja uus sebida, turvavööle on vaja õigeid polte sebida. No vähemalt on nüüd see põhjamatt on sees, see põhjamatt on ka muidugi, ta on nii pikalt nagu kortsus olnud, ta on ära nagu kangeks läinud, ma ei tea, võib-olla mingi märjaks või no ta on kange olnud või mida iganes, siis ongi siit see on tegelikult katki, oleks seda uut vaja, siis ma siin see juhtmestikupesa, see on vaja mingit spetsialisti, suure tõenäosusega oleks kõige mõistlikum panna siia uus juhtmestik. Aga see läheb ka kindlasti mingi paar tuhat euri vähemalt maksma, ma arvan, et panna õige juhtmestik ja uus aju ja bla bla bla. Seda ma ei tahaks praegu teha. Siis tagaiste sai paika, eks ole, et on nagu natukenegi, et nagu sisu nagu hakkab looma vast, aga palju on veel teha ja just ongi mingi poldid ei ole õiged, pikad, mis iganes, nii et tööd on, projekt kestab, see projekt saab olema pikk ja kulukas. Oh jah.